Tere! Olen Külli Annamaa Jõgevalt Eesti Taimekasvatuse Instituudist Geenipangast ja räägin täna pärandtaimedest ja nende olulisusest Peipsimaal. Kõigepealt see amet, Geenipanga juhataja. Töötan Geenipangas, kus säilitatakse seemneid pikaajaliselt. Lühidalt, kuidas see käib. Me kogume seemneid kas loodusest, aretajate käest või koduaedadest, kuivatame need seemned kindla kuivuseni, siis pakendame sellistesse kotikestesse, mis ei lase vett ega õhku läbi ja paneme nad sügavkülma ja kus nad säilivad mitukümmend aastat. Ja vahepeal kontrollime, et kas nad on elus nende idanevust ja eluvõimet. Maailmas on üle 1700 geenipanga. Meie instituudi geenipank on selline pisikene, selles kõrval on hoopiski Vavilovi nimeline geenipank Venemaal, aga kõige kuulsam geenipank on teatavasti Teravmägede seemnepank, mis siis asub kaugel põhjas, Igi-Keltsas. Ja sinna Teravmägede seemnepanka, sinna saadetakse siis geenipankadest varusäilikud, et juhul kui geenipangas peaks midagi juhtuma, säilikutega, et need kaovad, siis sinna saadetakse niinimetatud varusäilikud. Aga geenipangad ei ole mitte ainukesed kohad, kus saab seemneid või materjali säilitada. Kõige parem on neid säilitada ka koduaedades. Nii et tegelikult igaüks, kellel on oma peenralapp või kuskil aiakene, saab olla ise seemnepankur ehk oma koduaia seemneid ise säilitada ja edasi anda ja edasi kanda. Et mis need pärandsordid siis tegelikult on? Need on kas inimeste käest juba ammu, inimesed on aretanud ise või ise valinud õigemini ja nad on põlvest põlve liikunud, ehk siis rahvas on nad valinud rahvaselektsioonsordid. Või siis, et nad on aretussordid, mis on sordiaretajate poolt aretatud, aga neid enam ei toodeta ja nad on jäänud ikkagi kasutusse. Et neid nimetatakse pärandsortideks. Ja selles mõttes on taimepärand, et see sort on ajast aega kasvatatud ja tänasesse päeva jõudnud, aga tavaliselt on nendel sortidel ka mingi lugu ja kuidas neid on kasvatatud või kes on neid edasi kandnud, et selles mõttes on nad ka kultuuripärandiks. Ja me oleme meie köögiviljaaretaja Ingrid Penderiga käinud ka televiisoris rääkimas, et mis asi see rahvaselektsiooni sort on. Ja neid võib ikka väga vanu olla. Et Eestis on siis kõige kuulsam rahvaselektsiooni sort ongi Peipsiäärne sibul. Ja seda on juba kindlasti 19. sajandi keskpaigast saadik kasvatatud, et kui Venemaalt vanausulistega ta siia toodi, et osa nendest on küll Bessonovskist tulnud ja on teada, et on ka teistest küladest Venemaalt. Et miks ta on pesasibul? Sellepärast, et sellest ühest sibulast kasvab mitu sibulat nagu terve pesa. Ja kui on hea aasta ja parasjagu niiskus, siis sellel Peipsiäärse sibulal võib isegi 9–10 sibulat sinna ühte pessa kasvada. Nõukogude ajal, kui oli Peipsiäärse sibula hiigelaeg, siis kasvatati teda rohkem kui 170 hektaril. Nüüd on see kasvatus väga väikseks jäänud, et sellest natukene hiljem, et mis see põhjus on. Ja traditsiooniliselt Peipsiääres iga pere kasvatas ise oma sibulaseemne, kasvatab praegugi. Ja see, et see tsükkel on 3–4 aastat, et jälle ühest musta sibula seemnest jõuda tagasi musta sibula seemneni, see on ka üks põhjus, miks seda praegu vähem kasvatatakse, on päris keeruline protsess. Ja siin pildil ongi näha nüüd kahe sibula põlvkonna esindajad, ehk siis need pisemad on need tippsibulad, mida mõned inimesed tunnevad või tuntakse ka sibula seemnena ja siis sellest järgmine põlvkond ehk söögisibul. See seemnekasvatus, siis see skeem, et kuidas ta on siis 4 aasta tsükkel, et kuidas see käib. Et kõigepealt külvatakse see pisikene must seeme, pärast näitan pilti ka selle kohta, ja sellest saagiks tuleb siis tippsibul, mida seal Peipsiääres nimetatakse ka sevokiks. Järgmisel aastal pannakse see pisikene tippsibul maha, saadakse selline tavaline söögisibul, mida me saame ka poest osta, et nemad siis valivad seal Peipsiääres suuremat söögisibulaks ja müügiks ja need väiksemad nad panevad veel järgmisel aastal maha, et neist kasvatada veel omakorda söögisibul, ehk nad võtavad seda nagu seemnesibulana. 3. aastal nad panevad selle
selle valitud seemnesibula maha ja valivad siis sealt kõige suuremad välja, nagu võõborka, kvaliksibulateks ehk emasibulatest, emasibulateks, mille järgmisel aastal pannakse siis musta seemne saamiseks maha ja need, mis on natuke väiksemad, need on siis ka söögisibulad ehk mis lähevad müügiks. Ja 4. aastal varakevadel, et putke läheks, pannakse maha need valiksibulad, see võõborka ja nemad moodustavad siis putked, millest tulevad õievarred ja selle saagiks on siis jälle must sibulaseeme ehk see ring on täis, aga kõik need 4 põlvkonda on ju kogu aeg seal põllul igal aastal, et mitte tehakse ainult üks ring. Kuidas siis see protsess käib? Et kõige raskem töö, mis Peipsi ääres on vaja teha sibula kasvatamisel, on peenarde kaevamine. Ja see, et on need inimesed seal vanemaks jäänud ja noored mehed on linna läinud, et sellepärast on see maa päris väikseks jäänud ja päris keeruline. Ja see süsteem on siis selline, et eelmise aasta sibula peenardest keskelt kaevatakse nagu lahku 2 poole, et siin vasakul pool ongi näha veel eelmise aasta kaevamata sibulapeenrad ja paremal pool juba kevadel kaevatud sibulapeenras on siis varakevadel tehtud. Ja siin on siis üks pilt Piirissaarest, kus siis maja taga aias on siis sibulapeenrad kõik valmis, et sibul saaks maha panna ja siis siia nendesse peenardesse läheb siis maha see tippsibul, väikese tippsibula sibulakesed. Ja on olnud küsimus, et kas kõik sibul on Peipsi ääres ühesugune, et ei ole, seal on väga kirju. Et siin on meil näiteks, kui me käisime sibulaid uurimas 5-6 aastat tagasi Peipsi ääres, siis me näiteks nägime Piirissaares selliseid täiesti kollaseid sibulaid, mis ei tähenda, et Piirissaarel kõik kollane on, aga seal võib olla ka erinevad. Ja näiteks siin paremal pildil on Lüübnitsas ühes peres nähtud sibulad, kus on päris kirju. Et sibul on putuktolmleja, putukas lendab õielt õiele ja kannab seda tolmu edasi, siis ka niimoodi, kui kellegi aias kasvavad punased sibulad ja kasvatatakse need õitsemiseni, siis kui kantakse seda tolmu edasi ka näiteks kollastele, siiski sealt võivad tekkida roosad sibulad sinna. Et nende tippsibulate hoiustamine üle talve, siin on nüüd näha ka 2 erinevas peres, kuidas on neid üle talve hoitud just toa temperatuuril, et kas lihtsalt niimoodi kastides ladustatud või siis siin paremal poolsel pildil on lausa magamistoa lae alla olid tehtud sellised restid ja need on siis lae all kotikesed tippsibulatega, et kevadel maha panna. Kui need sibulad on kevadel sinna peenadesse pandud, tipitud mõne 7-10 sentimeetri vahega sinna maha, siis nendest kasvavad, sellest ühest sibulast kasvabki selline pesa. Et siin nüüd sellest pesas, mis on tippsibulast tulnud, on 6 sibulat, mis on siis sobivad söögisibulaks. Et sellepärast seda ka nimetatakse pesasibulaks, et selline üks pesa tuli. Siis kui sibulad juba on parajad augustikuus valmis, ehk juba suureks kasvanud, siis koristatakse nad niimoodi põllule ja jäetakse natukeseks kuivama, kui on ilma. Ja siis ladustatakse sellisesse varjulisse kohta ja kus saab kuivatada. Võib-olla te olete isegi näinud Peipsi ääres ka tänavate äärde on pandud kilede peale ja siis päikesega võetakse kile pealt ära, et saaksid kuivada ja siis jälle vihmaga kile tagasi või ööseks. Ja kui need sibulad on ära kuivatatud, siis tehakse need vajalikud valikud, et kas sealt on vaja teha siis emasibulateks valik või läheb söögisibulaks ja siis on väga tuttavad pildid ja väga kuulsad on need sibulapatsid, kus on siis Peipsi-äärne sibul kenasti müügivalmis pandud ja väga atraktiivsed, aga need päris tumedad sibulad, need on siis eraldi kasvatatud selleks lihtsalt, et see pats nägus on välja näeks. Ja et on kena selline kirju. Nii, aga kuidas siis seda sibula seemet saadaks, seda musta sibula seemet? Ehk siis enne veel, kui jõutakse need päris suured peenad ära kaevatakse üks väiksem peenar, väga-väga vara kevadel valmistatakse ette, et sinna panna need valiksibulad, need emasibulad, millest kasvatatakse siis õied. Ja selleks, et nad putke läheksid, nad peaksid külma saama. Sellepärast pannakse esimesel võimalusel, kui maa kannab ja enam märg ei ole, pannakse need suured sibulad maha. Kui nad juba suuremaks kasvavad, siis kuidagi toestatakse neid. Näiteks siin on kalavõrguga
Ja selleks, et see mesilane või kärbes või mõni tolmendaja selle kindlasti üles leiaks, selle sibula, siis isegi mõnedes peredes raputatakse sinna peale tuhksuhkrut, et magusa peale tuleksid tolmeldajad ja mõnedes peredes pritsitakse suhkruveega siis seda võrku ja neid sibulaid, et mesilane tuleksid tolmeldaks, ehk siis kui tolmeldab, siis tuleb kindlasti parem saak. Ja siin siis paremal üleval ongi näha siis see, mis nendest õitest tuleb, kui seeme valmis saab, ehk siis see on sibulaseeme, mis on puhastamata koos selle õiesodiga ja allpool on see puhastatud pisikene must sibulaseeme. Et niimoodi on see ring jälle siis täis, et see must sibulaseeme pannakse maha, et temast saada neid pisiksi tippsibulaid, mida meie oleme oma kodudes harjunud maha panema, et söögisibulad saada. Et selle peipsisibulaga kasvatamise on nüüd nii, aga nendest pärandsortidest veel mõned näited Eesti maa pealt, et kuidas, siiski, üks vahele, et sellest peipsiäärsest sibulast on aretatud ka Jõgeval sibul Jõgeva 3. Et see on üks hea kibe sibul ja kibe sibul annab seda, et ta säilib hästi, siis 42. aastal mindi siit Jõgevalt sordiaretusjaamast tolleaegsest, mindi Peipsiäärde koguma sibulaid ja kuskil 180 proovi võeti ja 13 aastat valiti neid, et saada selline sobiv, mitte muutuv, siis mitte lahknev sibul. Ja nii siis see registreeriti 63. aastal, et on siiamaani registreeritud ehk sordilehel ja seda sibulat saab siiamaani Jõgeval kasvatada ja osta. Ehk siis ta on saagirikas, tal on väga head maitseomadused, kuna ta on peipsisibulast aretatud ja valitud, siis väga sarnane sellele. Ka selline lapikümar nagu tema kasvatab 3-5 sibulat ühes pesas. Ja et tal on see kibe aine seal sees, nagu peipsisibulalgi, ta säilib ka tavalistes kodustes tingimustes, mitte kuskil erilistes või erilistes hoidlates järgmise aasta, järgmise saagini. Ehk siis, ja seda kasvatatakse samamoodi, meie kasvatame Jõgeval teda 3 põlvkonnana, ehk siis see tippsibul, õigemini siis see pesa, pisikesed seemnekesed, siis sealt tulevad tippsibulad ja siis see söögisibul ja sealt valime ka need emasibulad. Ehk siis see on see Jõgeva 3 sibula lugu, mis on valitud Peipsiäärsest sibulast. Ja nüüd siis nende pärandsortide juurde, mis on ka veel Eestimaa peal, ehk veel üks sibula lugu, kui meile helistas Sangastest Virve, kes tänaseks on 96-aastane ja rääkis, et oi kui keeruliselt teie sibulad kasvatate, need põlvkonnad ja kõik, et mina kasvatan ikka nii, et panen sibula maha ja võtan sibula üles. Ja nii on tehtud nende peres juba üle 100 aasta. Ehk siis Sangaste mõisas oli Virve vanatädi, oli kokk, eks ta tõi sealt natukene siis materjali koju kaasa, et Virve vanaema hakkas kasvatama seda sibulat ja niimoodi on nüüd Virve vanaemast läbi Virve tädi kuni Virveni, kes on ka peaaegu 50 aastat kasvatanud seda sama sorti ühes samas peres. Ehk meie siin Jõgeval ütleme rõõmsalt, et mõelge nüüd on Sangastes aretatud 145-aastase Sangaste rukki kõrval ka 100-aastane Sangaste sibul. Et nii tore, et Virve meiega ühendust võttis ja teada andis. Aga nüüd see küsimus, et miks tema kasvatab niimoodi, et mis on vahe on, et tema kasvatab sibula, võtab, sibula paneb nagu vegetatiivselt, et ta ei tee vahepeal seda musta seemet. Et lihtsalt see, kui teha seda musta seemet, esiteks on haigusi vähem ja teiseks see must seeme, teda tuleb ju nii palju, et see paljunemine on rohkem. Virve kasvatab teda enda söögi jaoks, aga kui sibulat müüa tahta, siis musta seemnega tippsibula kasvatamine ja sealt söögisibula kasvatamine lihtsalt see saak on suurem. Et selline sibula lugu on veel Eesti maa peal, mis on meieni jõudnud siis siia ka geenipanga säilitamisele see sibul. Või näiteks üks lugu ubadest, et kui Harda, kes kuulis ka, et me otsime vanu seemneid ja taimi ja tema saatis meile selle foto, mis on paremal, et temal on selline aeduba, mis kasvab nii kõrgeks, temast palju pikemaks ja tema ema juba kasvatas seda Vändras ja küllap ka ema sai selle oma vanaemalt või kuskilt, ehk siis seda on ka väga-väga palju aastaid kasvatatud nende peres ja nüüd on Harda seemet mitmel pool, isegi ka muuseumites kasvatatakse seda uba ja on ka geenipangas olemas, et selline vana
sort jõudis siis Vändra kaudu Porkunisse ja Porkunist siis ka Jõgevale ja teistesse kohtadesse. Veel üks tore lugu ühest vanast pärandsordist on padiselt meieni jõudnud kaalikas, kus Aili kuulis raadiost meie üleskutset, et me otsime vanu sorte ja vanu taimi ja tuli ühele põllupäevale või aiapäevale kohale, tal oli oma see kaalikas kaasas ja tikutopsid ees selle kaalika seemned ja rääkis, et tema sai selle oma ema käest Lääne-Virumaalt ja nemad on olnud Siberisse küüditatud ja neil oli see kaalikas, see seemne oli Siberis kaasas, et nad kasvatasid seda ka Siberis ja 58. aastal, kui nad tagasi tulid, siis nad võtsid selle kaalika seemne jälle kaasa ja nad on siin, Aili on seda siin edasi kasvatanud ehk meil on nüüd Eesti maa peal ja ka siin geenipangas ja mitmetes teistes ka muuseumites juba kasvatatakse seda väikest lilla kaalikat, mis on Siberis käinud. Ja veel üks lugu Põlduast näiteks, mis Kuusikutalust täiesti piiri äärest Mikitamäe vallast Võrumaalt Helbi külast võttis Väino Lõhmus meiega ühendust, et nende peres on alati kasvatatud sellist väga suurt tuba. Te näete, et see on biopesa suurune, on see kaun, biopesa pikkune ja need toad on hästi suured. Et seda on väga kaua kasvatatud ja tema teadis seda, et sellist seemet ei tohi müüa, kui ta ei ole registreeritud. Ja siis me tegime väikesed katsed selle sordiga ja nüüd on ta ka sordilehel registreeritud kui geneetiline ressurss kui selline säilitussort. Ja see on täitsa aianduspoodides müügil ja selle nime sai siis ta selle küla järgi. Et nemad kutsusid lihtsalt suureks sovaks seda, aga siis, et nad on Helbi külast pärit, siis see nimi sai selle järgi. Aga mis selgus, kui me käisime Peipsi ääres vaatamas neid sibulaid ja seda sibulate uurimist tegemas, et Audiassaares me jõudsime ühe leilini, kes tõi sügavkülmast meile näha, et temal on ka väga suure oaga, väga suure seemnega, väga suure oaga põldubasid seal nende peres kasvatatud aastaid ja tema siis saatis meile ka seda seemet, et praegu nüüd just siin pildi peal see, kuidas ta sügavkülmast võttis ja väga hea maitsega pidi olema, et nüüd meil siin Jõgeval paljundame teda, et saaksime ka teda rohkem kasvatama hakata ja võrrelda seda maitset selle Helbioga, mis on väga sarnane. Ehk siis sellised lood Eesti maa pealt, kus inimesed kasvatavad põlvest põlve mingeid seemneid ja taimi, aga miks nad seda kasvatavad? Tõenäoliselt sellepärast, et see maitse on ju hea. Ehk see ongi see lugu, et juba selles peres on vanaema kasvatanud ja see maitse on kõigile meeldinud ja põlvest põlve läheb. Ja mis veel, et ta peab olema ka väga vastupidav või haiguste kindel, et ta saab niimoodi aastast aastasse kasvatada, et ta ei ole kaduma läinud. Siin on nüüd mõned näited inimestest, kes kasvatavad pärandtaimi nagu suuremalt ja koguvad neid, et siin Jõgeval geenipanka me paneme geenipanka säilima, aga näiteks Maadjas, MTV Maadjas, Annika Michelsoni eesotsas, kes koguvad ka vanu taimi, siis paljud inimesed teavad Tiia endise nimega Trollab, nüüd Morfin, kes Valgamaal kasvatab OÜs Vanaema Aed, kasvatab väga palju erinevaid pärandtaimi ja temal on ka Facebooki grupp Kes kasvas Vanaema aias, kus tänaseks on juba üle 6000 liikme, et ka Põhjamaades kuskil, kus on ka väga populaarne pärandtaimede kasvatamine, ei ole nii suurt gruppi, et kes on Facebooki kasutaja, aga ka Tiiale sinna seltsi, et seal palju sellist infot jagatakse. Ja Vastseliinas Võrumaal on Triinu Kõrrin, kes on ka vanade taimede koguja ja nende kasvataja permakultuuri aias ka väga huvitavaid ja mõlemasse aeda saab minna ka vaatama neid taimi. Aga mitte ainult nemad, eks ole, ei ole need, kes kasvatavad, et igaüks meist saab olla see pärandtaimede kasvataja või säilitaja. Et nii nagu ma alguses ütlesin, et kui on oma peenramaa või kui on keegi ka teil kas mõni vanaema või vanatädi või tädi, kui te saate küsida nende käest, kas neil on vanu sorte, see tundub võib-olla nii tavaline, et jah, seda on meil alati kasvatatud, aga kui küsida seda lugu, et kuidas seda on kasvatatud ja kes seda on kasvatanud, et see võib-olla väärib vägagi hoidmist ja õppida seda seemet kasvatama
et jah, see sibulaseemne kasvatamine, nagu kuulsite, sellisel moel on võib-olla natuke keeruline ka, et alustada, aga võib-olla need oad ja mõned lihtsamad seemned, herned, et kui te saate sellist seemnet kätte, et nendega on lihtsam seda ka hakkama saada. Ja kui ma alguses nimetasin seda Teramägede geenipanka, kus geenipangad säilitavad kogu maailmast varusäilikuid, siis te saate ka varusäilikuid ise säilitada, kui te annate oma seemed tuttavatele, et see risk on hajutatud, kui teie peenasse tuleb äkki mõni loom kallale või juhtub midagi, et kaotate selle seemne ühel aastal, mis muidugi tähendab, et võiks olla ka väike järgmise aasta varu kapis igaks juhuks, seda kindlasti. Aga kui te olete oma seemne andnud tuttavatele, siis on kindel, et see kellelgi ikka alles on. Ja siin näiteks paremal pildil on Tallinnas üks perekond oli kasvatanud aastakümneid tomateid ja müünud neid seemneid ja müünud mitte seemneid, vaid just taimi turgudel. Ja nende tütar leidis siis need pakikesed ema kapist ja saatis Jõgevale, et siin oli üle 10 sordi ja millest me nüüd siis 3 ka kanname seemnet edasi, mis tundusid oleva vanad ja huvitavad. Nii et siis, et te igaüks saate olla see pärandtaimede säilitaja. Kui veel midagi infot soovite, siis siin on mõned kodulehed ja lugemised, televiisorisaade, kust on natuke nende pärandtaimede kohta või säilitamise kohta räägitud. Ja mõned sibula ettekanded, isegi võib-olla internetist leiate, oleme neist rääkinud natukene. Siis kui teil on midagi teada, mõned vanad sordid või te kuulete neid lugusid, andke meile siia Jõgevale teada, et mina olen siis Küljanna, siin on minu postiaadress, e-postiaadress ja telefoninumber, kuhu võite julgelt helistada ja kas küsida nõu või kelle poole pöörduda. Ja ka kui on vanu õunapuid või viljapuid, et ka Polliaiandusinstituudis tegeldakse nendega, et saame sinna ka kontakti võtta. Suur aitäh kuulamast ja kasvatage ise endale toitu ja hoidke neid taimi. Aitäh!